jutt oli ka nagu seal kohalike seas, et kui sa nagu jää peal kõnnid talvel, siis hoia nagu turistidest eemale, sest siis kui nad kukuvad, siis nad haaravad sind kaasa. Aga need kohalikud tudengid ka kukkusid kogu aeg. See oli nagu tavaline, et jooksed kooli ja siis libisevad. Ma ei tea, see oli nagu nii koomiline. Kas oled mõelnud minna välismaale õppima? Mina olen Kätri Kiilberg ja ma õppisin 1 semestri Toronto ülikoolis. Mult on küsitud, et kuidas sa raha kogumisega tegelesid, milline üldse see paberimajandus oli ja oli siis keeruline sinna üldse jõuda. Selles podcastis on mul külas erinevates riikides õppijad, kes just neile küsimustele vastavadki. Et ta ikka teaks, kuidas minna välismaale õppima. Tere, head vaatajad, kuulajad. Täna on mul podcastis külas keegi, kes käis ka üsna huvitavas riigis, Evelin Hermaküla. Tere! Tere! Räägi meile, kus sa õppisid ja mida sa õppisid? Ja, ma õppisin siis Jaapanis, Hokkaido ülikoolis ja ma ei õppinud ühtegi konkreetset eriala, vaid valisin lihtsalt ingliskeelseid vabaaineid. Okei, nii et sa ei pidanud seal õppima siis mingi kindla ainekava järgi? Ja, et ma tegelikult õpin Tartu ülikoolis semiootikat ja kultuuriteooriat ja kunstiajalugu, aga siis seal ma lihtsalt võtsin erinevaid vabaaineid, et seal nii-öelda sellist semiootika või lääne kunstiajaloo osakonda ei olnud. Ja kas sa läksid sinna mingi Erasmuse programmiga või kuidas sinna läksid? Ei, tegemist oli siis Tartu ülikooli partnerülikooliga, mis tegi asju natukene keerulisemaks. Aga põhimõtteliselt lihtsalt vaatasin siis Tartu ülikooli partnerülikoolide lehelt erinevaid ülikoole ja kuidagi jõudsin siis just Hokkaido ülikoolini. Aga kas see, et sa tahtsid Jaapanisse minna, oli mingi nagu mõte sul juba enne, et tahaks sinna riiki minna või sa lihtsalt vaatasidki neid erinevaid ülikoole ja siis mõtlesin, et see tundub huvitav? No tegelikult mul on Aasia riikide vastu huvi olnud juba väga kaua. Et võib-olla see sai alguse sellest, et ma kuidagi hakkasin rohkem uurima budismi kohta ja siis tahtsingi võib-olla neid budistlikke kultuuriruume natukene rohkem näha ja nendega tutvuda. Et ma olen käinud näiteks nii Tais kui Sri Lankal ja mulle mõlemad kohad väga meeldisid. Siis ma mõtlesingi, et miks mitte kuhugi sinna kanti minna, aga õppimise mõttes just jäi pigem Ida-Aasia, ehk siis kas Jaapan või Korea ja lõpuks ikkagi jäi kuidagi valik Jaapani peale. Et ma tegelikult teadsin juba ülikooli 1. aastal, et ma tahan minna välissemestrile ja tundus kuidagi lahe võimalus minna natukene kaugemale, kuhu võib-olla nagu niisama ei satuks. Nii et siis ma hakkasingi uurima Jaapani ja Korea ülikoolide kohta rohkem ja võtsin Tartu ülikoolis kohe natuke pärast seda ka jaapani keeleaineid ja samuti jaapani kirjandust. Nii et see huvi hakkas nagu süvenema siis sellega, mida rohkem ma nagu uurisin Jaapani kultuuri kohta. Milline see kandideerimisprotsess oli, sest mina käisin ka partnerülikoolide programmiga ja ma kujutan ette, et see on natuke erinev kui Erasmus võib olla. Ja, et mõnes mõttes on ilmselt nagu palju rohkem sellist bürokraatiat, et hästi palju erinevaid dokumente pidi saatma, aga kui sa vaatad seda partnerülikoolide lehte, siis seal on erinevad nõuded olemas, ehk siis sa lihtsalt peadki hakkama neid järjest täitma. Aga mis seal näiteks oli vaja, oligi tervisetõend või siis mingi õppejõu soovitus ja samuti motivatsioonikiri. Tervisetõend, seda mul ei olnud. Ja, mul oli küll ja, et pidi kuidagi tõendama, et sul ei oleks mingit tuberkuloosi või midagi. Ehk siis, et sa ei viiks nagu Jaapanisse mingeid konkreetseid haiguseid. Ta oligi sellepärast. Ja ma pidin ka tegema näiteks inglise keele testi, mis läks üsna kalliks, et Jaapani ülikool ei aktsepteerinud siis seda CAE-d. Nii et see läkski üle 200 € inglise keele testi peale. Kas sa tegid seda Jeltsi või? Vist küll ja. Või teine variant oli see TOEFL. Ma täpselt nagu ei mäletagi, kumma ma tegin, võib-olla seda TOEFL. See oli siis kuskil Tallinna ülikoolis just käisin tegemas. Aga jah, ühesõnaga väga palju dokumente, aga kui järjest hakata vaatama, siis tegelikult nagu ei ole hullu midagi. Et tuleb lihtsalt nagu rahulikult aega varuda. See kandideerimisprotsess Jaapani ülikoolid on tavaliselt kuskil jaanuaris-märtsis, et natukene ennem soovitan vaatama hakata, mis need nõuded seal täpselt on. Et jõuaks siis näiteks inglise keele testi ära teha või tervisetõendi või küsida õppejõult näiteks soovituskirja. Ja loomulikult on vaja teha ka õppelepingud ja väga palju Tartu ülikooliga seonduvaid asju, aga samas hästi head spetsialistid on Tartu ülikoolis, kes alati toetavad, et ei jää nagu kunagi hätta, kui mingeid küsimusi on. Ja.
Ja ma mäletan, kui ma seda õppelepingut tegin, siis mul jäi mingi asi täitmata ja siis mulle saadeti ma olin nagu jaanuarist maini Torontos ja siis mingi märtsis või aprillis mulle saadeti, et joo, sul on see dokument täitmata. Nii et seda tõesti soovitan, et nagu vaadake üle, mida te peate täitma selleks. Ja mul oli ka kogu aeg mega hirm, et midagi jääb kindlasti tegemata, sest ma olen ise võib-olla natuke siuke kaootiline inimene. Ehk siis ma ka mingi 100 korda vaatasin üle, et kas mul on ikka kõik asjad tehtud ja tegelikult üllataval kombel olid. Ma olen ise ka väga üllatunud, sellepärast alati nagu midagi jääb 2 silma vahele. Aga eks nad tuletavad meelde ka, kui nagu mingi probleem peaks olema, nii et elamine Jaapanis on tõenäoliselt suht kallis ja kuna sa ei olnud Erasmusega, siis sa ei saa seda Erasmuse stipendiumit ka. Kuidas sa selle rahastusega oli? Kas sa taotlesid mingi stipendiume? No ja sellega natuke keerulisem, et põhimõtteliselt see ülikool, kuhu ma läksin, neil oli võimalus kandideerida JASO stipendiumile, mis on siis Jaapani valitsuse stipendium ja ma tegelikult üks põhjustest, miks ma nagu just Hokkaido ülikooli valisin, oligi see, et seal oli rahastuse võimalus ja mul ikkagi õnnestus see saada, nii et ma olen väga tänulik. See oli siis kuskil 500 eurot kuus. Loomulikult mul oli enda raha ka vaja, aga kuna ma teadsin üsna varakult, et ma tahan minna, siis ma hakkasin juba koguma raha. Nii et, aga üldiselt jah, nende stipendiumitega on natukene keeruline, kui sa lähed partnerülikooli õppima. Et peab lihtsalt otsima seda rahastusvõimalust natukene rohkem, kui lihtsalt Erasmusega minnes. Aga jah, mul lihtsalt täiega vedas, ma olen väga tänulik. Kuidas sul selle elamise otsimisega läks? Paljud räägivad, et mingi korterite reidmine on räige jama ja et ma ei teagi, kas Jaapanis õpilased pigem elavad mingites üliõpilas elamutes, ühiketes või nad elavad korterites või kuidas sul oli? Mul oli hästi lihtne, sellepärast, et Hokkaido ülikool nõudis, et me elaksime üliõpilase elamutes. Ma täpselt ei tea, mis see põhjus oli. Võib-olla turvalisus, võib-olla nagu endale natukene lihtsam. Et ma lihtsalt elasingi üliõpilase elamus. Loomulikult oli seal mingi 6 erineva üliõpilase elamu vahel valida. Sa tegid mingid eelistused, aga siis lõpuks ikkagi nagu tehti loos ja siis ma sattusin kuskil ühikasse. Ja see oli nagu väga-väga hea. Ehk siis igale välisüliõpilasele oli garanteeritud ühika koht. Et sellega oli nagu lihtne. Et võib-olla kui sa lähed kuskile magistriõppesse näiteks sinna, et siis sa võid juba hakata ise hankima, aga jah, meil oli lihtsalt selline konkreetne nõue. Ja võib-olla natukene sellest programmist ka siis, et see oli selline bakalaureuse õppeprogramm. Seal oli siis kuskil 50 erinevat tudengit erinevatest riikidest ja oli igasuguseid erinevaid erialasid, nagu näiteks, ma ei tea, keemia või antropoloogia, aga me lihtsalt võtsimegi neid ingliskeelseid vabaaineid. Et see oli siis selline bakalaureuse astme programm. Ehk siis meil oli selle programmi juures nõue elada siis ühikas. Okay. Ja kas see ühikas nagu oli pigem kallis või palju sa sellest pidid maksma? See oli kuskil 270 eurot. See on väga okei. Ja. See on nagu parem kui Tallinnas korterid. Ja seal oli täiega head tingimused ka, et ma jäin väga rahule. Aga üldiselt jah, Jaapanis majutus on võib natuke keeruline, selle leidmine, sellepärast, et tundub küll, et Jaapan on üsna suur riik, siis tegelikult väga suur osa riigist on mäed ja metsad, ehk siis seda nagu reaalselt elamispinda ei olegi väga palju, et linnad on tegelikult väga ülerahvastatud. Et oleneb linnast, mis need üürihinnad on. Mina olin siis Põhja-Jaapanis, Hokkaidos, Sapporos, et seal olid natukene odavamad hinnad võrreldes näiteks siis Tokyoga, kus on vist päris keeruline tegelikult midagi üürida. Kas olid varem üldse Jaapanis käinud? Ei olnud. See lihtsalt jah, tundus lahe. Kuidas sa sinna esimest korda läksid, kas sul, sa olid mingit Jaapani keelt ja natuke vist mingit kultuuri, sa ütlesid nagu õppinud, aga et kas sul oli suur kultuurishokk sinna alguses minna? Ja oli küll, ma ütleks, et ma alguses reisisin nädal aega koos oma täditütrega, et enne kui ma nagu siis Põhja-Jaapanisse sinna Sapporo linna jõudsin, siis ma olin võib-olla sellest kultuurishokist juba välja tulnud, et kui ma nagu ülikooli alustasin, siis oli kõik juba täitsa okei. Aga alguses oli küll päris teistmoodi ja võib-olla on natukene raske nagu sõnadesse panna, mis täpselt teistmoodi on, aga ikkagi vajab harjumist. Kuidagi
jah, see ühiskond on teistmoodi ja poed ja kõik tekstid on jaapani keeles, et seda inglise keelt on ikkagi pigem vähe. Aga samas, kui sa nagu ära harjud ja sul tekib mingi kindel rutiin, siis tegelikult kõik on väga tehtav. Aga alguses oli nagu päris teistmoodi, et Jaapan on küll mõnes mõttes läänelik, aga samas ikkagi nagu on aru saada, et asjad käivad ja toimivad natuke teistmoodi. No kas on tõsi, et ma olen kuulnud, et Jaapani inimesed on hästi sellised nagu pigem hoiavad traditsioonidest kinni ja see mingi üks põhiline asi, mis räägitakse, on see, et Jaapanis kõik on hästi viisakad ja mingi metroos on kõik vaikselt ja sa ei tohi rääkida, et kas see on nagu tõsi? Ja see on tõsi, jah. Et selles mõttes tõesti inimesed on väga viisakad, aga samas ka väga nagu abivalmid ja väga sõbralikud, kui nad näevad, et sa lähed natukene segaduses, siis nad tulevad küsivad, et kas kõik on ikka korras ja tõepoolest, et sa lähed lihtsalt kuskile nii-öelda convenience story. Eestis neid ei ole, aga Jaapanis on tõesti nii palju iga nurga peal. Nagu mingid väiksed, mingid supermarketid. Ja nagu 7-Eleven või Family Mart, et seal müüakse näiteks siis neid onigirisid ja väga palju nii-öelda snäkke ja selliseid asju, et isegi sellistes väikestes nagu jah, convenience store'ides on nii nagu viisakas ja sõrvalik teenindus. Ehk siis tõesti, et mingil, mõnes mõttes nagu kõik justkui väliselt hoolivad üksteisest ja on viisakad teineteise vastu, aga siis samas on seal nagu ikkagi siuke üksinduse probleem ka, et mingil määral see võib-olla liigne viisakus võib-olla põhjustabki kuidagi seda, et ei osata nagu lõdvaks lasta enam. No see töökultuur ja kõik sellised asjad Jaapanis on ju. Ja absoluutselt. Et sellest on palju räägitud. Ja. Aga milline, sa natuke mainisid, et sinu linn on siukse väiksem ja see, kus sa siis elasid, on siuke väiksem ja odavam, aga milline see linn, kui sa peaksid nagu mulle kirjeldama, ma ei ole kunagi Jaapanis käinud, et kui sa nagu peaksid seda kirjeldama, et milline see linn oli? No väiksem tähendab seda, et see oli ikkagi 2 miljonit inimest, et Tokyoga võrreldes jah, väiksem on ju, aga tegelikult oli ikkagi isegi Jaapanis suuruselt 5. linn, aga ta on üsna nagu Jaapanil on päris mitu saart, sellist põhilisemat saart on ju. Üks nendest ongi Hokkaido, ta on lihtsalt täiesti põhjas ja see saar on üsna asustamata, et hästi palju nagu loodust ja hästi palju siis põllumajandusega tegelevaid asutusi ja põlde. Siis Sapporo on selles mõttes nagu, või see ala on võib-olla nagu natukene hõredamini asustatud võrreldes ülejäänud Jaapaniga. Aga see linn ise, kus ma elasin, see oli ikkagi suur linn. Aga võib-olla milline see linn oli? Ikkagi väga ilus. See on tõesti nagu tõsi, et Jaapan on väga-väga ilus riik. Et Sapporoga oli natukene see, et kuna Hokkaidosse jõudis rohkem inimesi alles 19. sajandi lõpus, siis see linn oli võib-olla isegi nagu rohkem tänapäevane võrreldes paljude teiste linnadega, et seda nagu vanemat kultuurkihti oli võib-olla natukene vähem. Et seal saarel tegelikult elasid siis varem siuksed ainupõliselanikud, kelle pärandit seal väga palju ei olegi, et pigem see nagu uus kultuur tuli siis sinna peale. Aga seda vanemaid kiistusi võib-olla ei ole, et siukseid nagu väga vanasid templeid, mida on võib-olla näha näiteks Naras või Osakas, et seal Sapporos oli natukene vähem, aga muidu üldiselt väga-väga ilus ikkagi linn. Et meie ülikooli see linnak oli vist ka suuruselt teine Jaapanis, see olid ojad ja pargid ja selline nagu olekski lootuses, kui sa seal nagu campuses nii-öelda ringi kõnnid. Et ja. Räägime natuke ülikoolist ka, siis kui meil siin juba välismaale õppima saade on. Et sa mainisid seda, et sa õpid Tartu Ülikoolis semiootikat, aga ma kujutan, et Jaapanis väga semiootikat ei saa õppida, et sa pidid seal mingid teisi aineid võtma. Et mis need ained olid, mida sa põhiliselt võtsid? Ja, et võib-olla kõigepealt siis nii palju, et see kohustus neid EAP-si kokku saada on loomulikult väiksem, kui sa nagu, näiteks Tartu Ülikoolis tavaliselt võtadki 30 EAP-d, siis seal ikkagi nii palju ei pidanud võtma. Ma ei mäleta, mis see täpselt oli. 15 oli vähemalt Kanadas mul. Ja vist oli ja 15 või isegi äkki see Jaapani ülikool nagu nõudis nagu natukene rohkem, aga ikkagi sinna kanti. Aga ma lõpuks ikkagi ise nagu võtsin rohkem. Aga sain täitsa hästi hakkama. Aga ainetest võib-olla näiteks seal oli siis Jaapani maaelu, Rural Japan. Ja see oli väga äge. Ja siis võtsin näiteks, ma ütlen inglise keeles need õppeainet, see on natuke lihtsam võib-olla, Contemporary Japanese Society. Siis, modernne Jaapani ühiskond. Jah, modernne Jaapani ühiskond. Näiteks ühiskondlikutest probleemidest rääkisime. Siis ma võtsin Jaapani keele aineid, ma võtsin Jaapani grammatikat, suhtlust ja kanjit.
Kanji on siis Hiina hieroglüüfid, mida peab jaapani keelt õppides ka teadma. Et tegelikult mul oligi 7 erinevat jaapani keele tundi nädalas. Väga intensiivne. 7? Ja, wow. Ehk siis iga päev oli, 2 päeval oli siis 2 tundi. Ehk siis 3 tundi kokku. 1,5 oli 1 tund. Ja mis ma veel võtsin näiteks? Ma üldiselt proovisin võtta nagu Jaapani kultuuriga seonduvaid aineid rohkem. See tundus kuidagi nagu loogiline, kui sa sinna õppima lähed, siis miks mitte nagu rohkem teada saada. Aga näiteks mõned mu sõbrad võtsid üldse Nõukogude Liidu ajalugu. Jaapanis? Wow, okay. Seal oli tõesti nagu hästi palju eri variante. See oligi vist mingi 50 erinevat ainet. Aga oligi niimoodi, et kuna seal HUSTEP programmis olid näiteks nii antropoloogia kui keemia taustaga inimesed, siis oligi nagu igale ühele. Nii reaalaineid kui sotsiaal. Aga sa oleks saanud võtta ka mingit keemia? Ja oleks küll, jah. Aga see oleks seal väga hakkama saanud võib-olla? Ja ilmselt küll, jah. Mul üks tuttav võttiski äkki mingi geoloogiat või midagi. Et tegelikult Hokkaido ülikool ongi pigem nagu reaalainete ülikool, mis on võib-olla huvitav fakt, et ta nii-öelda alustatigi 19. sajandil põllumajandusliku ülikoolina, kuna see saar on nagu just hästi siuke tegeleb põllumajandusega. Hästi palju vabamaad on seal nii-öelda. Aga selles mõttes väga palju humanitaaraineid oli ka ikka nagu välistudengite jaoks. Mind oleks huvitama, mida sa seal Jaapani põllumajanduse aines õppisid? Võib-olla õppisimegi näiteks erinevate piirkondade kohta Jaapanis ja selle kohta, kui keeruline on tegelikult hakkama saada. Et väga paljud need, nagu igal pool, eks ole, linnastumine, et nendes väiksemates külades on see võib-olla infrastruktuur keeruline ja siis rääkisimegi erinevatest sotsiaalsetest probleemidest, nagu näiteks vananemine ja vananev ühiskond, et kuidas need inimesed, kes elavadki siis nagu kaugemates piirkondades, kuidas nemad hakkama saavad ja ühesõnaga see oli väga nii-öelda lai kursus, et me käsitlesime väga palju erinevaid teemasid tegelikult. Okay. Ja. So võtsid mingid asjad kaasa, millest sa tahtsid rääkida, mis on võib-olla ka seotud ülikooliga. Sa tahad meile natuke nendest rääkida. Mind huvitab väga see kass. Ja, ma lihtsalt mõtlesin, et mida huvitavat võiks kaasa võtta. Et see kass on Torobasan, ehk siis taskuvaras. Mul oli mingi hetk nagu jaapani keele tase päris hea juba, et mul olidki ühe sõbrannaga nagu omavahelised naljad ja siis ta kinkis selle mulle ja see kass hakkaski nagu rändama ja koolis kaasas käima ja tavaliselt, kui ma nagu kuskile uude kohta läksin, siis ta oli alati kaasas. Nii et see on väga sümboolne ja aitäh Amber selle kassi eest. Ja siis 12 asja, mis ma kaasa võtsin, ma ei tea, kas ma saan näidata või väga mitte või? Saad ikka. Ühesõnaga on minu jaapani keele õpetaja poolt kingitud. Ma sain temaga mega lähedaseks. Ma nägin teda iga päev ja siin ongi nagu, ta tegi pärast seda, kui kõik ained said läbitud ja semester hakkas nagu lõpule jõudma, siis ta tegi mulle kingituse ja ta tegi mulle kingituseks sellise nagu, võtame vist kohe välja, lillekimbu, kus siis igaüks, kes minu nagu jaapani keele tunnis oli, sai mulle siia midagi kirjutada. Nii et siin on kõik nagu toredad mälestused ja siis väikse Hokkaido ülikooli märkmiku. Siin on peal väiksed linnukesed, keda on seal hästi palju. Need ja ühesõnaga, ma ei tea, see oli lihtsalt võib-olla need meenutavad mulle lihtsalt 2 väga toredat inimest, kellega ma kokku puutusin. Ja kui oli nagu lahkumineku hetk, siis ma peaaegu hakkasin nutma ja see jaapani keele õpetajaga, sest me saime nii headeks nagu sõpradeks. Ja tegelikult see jaapani keele õpetaja nagu ei rääkinud isegi inglise keelt, nii et tegelikult. Ja nii et ma pidin taga nagu jaapani keeles hakkama saama, aga kui niimoodi nagu külma vette visatakse, siis sa saad ikkagi hakkama. Ma tegelikult tahtsingi järgmiseks, ma mõtlesin, et ma küsin su käest, et huvitav, et kui hästi sa siis jaapani keelt oskasid, aga see tähendab seda, et sa pidid ju väga hästi selgeks õppima. Nii ja selles mõttes, et ma nagu Tartu Ülikoolis läbisin 3 keelekursust ära, aga siis Jaapanis ma õppisingi nagu 5 kuud järjest 7 korda nädalas ja see õppe oli mega intensiivne. Näiteks siis grammatikatunnis, mis oli 3 korda nädalas, iga kord oli test. Üks kord oli sõnavara test, siis oli grammatika test, siis jälle sõnavara, ehk siis see õppe oli tegelikult väga intensiivne. Võrreldes teiste ainetega, nagu näiteks nii-öelda Jaapani siis maapiirkonnad, see aine näiteks, see oli väga palju lihtsam võrreldes jaapani keele ainetega. Nii et ma jõudsin nagu algtaseme lõppu põhimõtteliselt. Ehk siis kui ma oleks näiteks aastaks ajaks läinud, nagu üks teine Eesti tudeng läks, siis ma oleksin juba läinud nagu kesktasemesse.
Kui sa ütled, et õpe oli intensiivne, siis ma olen kuulnud ja siin podcastis käis ka üks tüdruk, kes rääkis Lõuna-Koreas õppimisest, et Aasias kipub olema hästi intensiivne õppimiskultuur üleüldiselt. Et sa peadki olema mingi 24/7 raamatukogus ja õppima ja tuupima ja et nad pigem hindavad nagu seda, kui palju sa suudad meelde jätta, mitte nagu seda, et kas sa päriselt aru saad asjast. Et kas sul oli ka selline kogemus? Ma ütleks, et ei, et selles mõttes, et kuna ma olin välisõpilane, siis ma jäin mingil määral nagu puutumata sellisest probleemidest, et need ingliskeelsed ained olid väga tehtavad. Need olidki tegelikult osad neist mõeldud nagu selleks, et Jaapani tudengid saaksid ka neid võtta ja lihtsalt inglise keelt harjutada. Aga jah, võib-olla need jaapani keele tunnid olidki kõige intensiivsemad, aga samas ikkagi mingil määral tehtavad. Aga jah, ma olen ka kursis sellega, et tegelikult on väga nagu tõsine õppimiskultuur seal. Nagu Jaapani tudengitel endal, aga ma olin mõnes mõttes jah, natukene eemal sellest. Et nagu välistudengitele ei panda nii palju seda mingit nagu seda... Ma tahan pressure, pinget ja kindlasti palju vähem selles mõttes. Ei taha kohe ära hirmutada, nii et ei olnud nagu midagi hullu. Aga milline see ülikool ise oli, nagu kui sa peaks seda ülikooli kirjeldama? Kas ta oli ilmselt suur ülikool võrreldes mingi Eesti ülikooliga? Ma ütleks, et tegelikult nagu õpilaste arvult oli umbes nagu Tartu ülikool. Vist äkki mingi 15 000 või 17 000 õpilast, aga võib-olla kõige suurem ja lahedam erinevus oli see, et seal oligi nagu see ülikooli linnak, mis oligi nagu ala, sa lähed nagu sisse väravast, kus ongi kirjas Hokkaido ülikool ja seal olid väiksed convenience store'id, pargid, sööklad, kõik sellised asjad nagu ühes alas, et kõik erinevad nagu need instituudid olid ka seal koos, ehk siis oligi nagu tõesti nagu omaette linn, mis oli väga ilus. Et nagu põhimõtteliselt tegidki nagu linnaosa selleks ülikooliks? Jaa, põhimõtteliselt ja kuna see oli põllumajanduslik ülikool, siis meil olid mingid oma põllud, suhtit oli rebaseid näha ja nagu seal käisid hästi palju loomi, ma olen vist isegi jäneseid nägin ja selles mõttes see oli nagu hästi ilus. Et ma läksin sinna sügissemestril ja jaapanlastele meeldib väga tähistada nagu erinevaid loodusega seotud mingeid pühasid. Et no kõik teavad neid kirsiõisi on ju, et kõik lähevad parkidesse, teevad pikniku, kui need kirsiõied on, aga mina sattusin siis Momichi ajal, kus olid siis kõik puudelehed olid punased ja see oli ka omaette festival tegelikult seal ülikooli linnakus. Kui teil seal mingid põllud olid, kas te nagu kasvatasite või kasvatasite ise toitu sellele ülikoolile ka või? Ma arvan küll ja ma ise olin nagu välistudeng, ma ilmselt ei puutunud sellega kokku või ei puutunudki on ju, aga ma kujutan ette, et ilmselt tegelikult seal olid isegi lehmad, kusjuures meil olemas. Nagu ülikooli, vau, see on lahe. Need tudengid, kes siis õpivadki põllumajandust, et nemad ilmselt kasvatasid neid lehmi seal ja tegid, võib-olla kasvatasid porgandid või midagi. Ma ei kujutaks ette, et Tartus mingi kujutati seal ülikooli hoone kõrval lihtsalt lehmad. Ja seal täpselt niimoodi oligi, ja. Nagu mingi ülikooli hoonete täitsa vahel, ja? Ja, suht. No seal ülikooli linnaku sees ikka, ja. Wow, väga lahe. Sa seega õppisid ikkagi inglise keeles enamus aineid välja arvatud jaapani keel? Ja, kõik oli inglise keeles, aga need jaapani keele ained olid põhimõtteliselt ainult jaapani keeles, aga see kuidagi on hirmus natukene, aga samas nagu õpidki kiiremini selgeks, kui siin nagu visatakse lihtsalt. Nii-öelda külma vette, nagu ma võtsin, siis sellist pead kuidagi hakkama saama. Aga tänaval poes pigem on raske hakkama saada inglise keeles, et pead jaapani keelt oskama? Ja ma ütleks küll, see ka nagu oleneb linnast, et ma ütleks, et Sapporos ikkagi on jaapani keelt vaja, aga jällegi nagu kui sa harjud ära selle ühiskonnaga, sa tead, kus sul nagu mingid supermarketid on, sa oled lõpuks nagu tutvunud nende kaupadega, mida sa osta tahad, siis seal on ka näiteks siseteeninduskassad ja sellised asjad, et midagi nagu väga hullu ei ole. Kui sa juba ära harjud selle eluga seal, siis sa tegelikult hakkad aru saama, kuidas asjad toimivad ka seal. Kuigi jah, ma kujutan ette, et Aasiasse minemisel ilmselt kõige raskem ongi see, et sa isegi oska neid silte lugeda. Et kuidas ma panen Google Translate'i, kui mul on nagu need märgid? Ja see põhimõtteliselt ongi niimoodi, et sa tõmbad selle Google Translate äppi ja sa hakkad nagu pildistama ja ainult niimoodi nagu saabki. Ja oli sul nagu naljakaid momente ka, et ala, et tahtsid piima osta ja siis ostsid tegelikult mingi
ma ei tea, mingi jogurti. Kusjuures tegelikult üks kultuurishokkidest olid kindlasti nagu Jaapani supermarketid. Ta olid nagu 50% olid nagu tooted, millest ma ei saanud mitte midagi aru. Et ma olen taimetoitlane, siis mul oli nagu eriti raske. Seal ei olnud väga mingeid ube selliseid asju ka on ju, kusjuures. No see on omaette teema. Aga jah, poes oli ikka niimoodi küll, et mõned korrad ma nagu ostsin ikka mingid valed toodet. See oli hästi huvitav, et mõtlesin, nii lahe nagu tofu maa, aga enamik tofust oli nagu hästi vedel. See oli nagu siuke, ma ei tea, mitte kõige parem, ma ütleks, sa ei saa seda praadida isegi, see nagu võtad pakist välja ja see nagu vajub sul niimoodi laiali. Okay. Ehk siis sellega oli nagu see, et vahepeal ma nagu ostsin küll nagu mingeid asju, mis väga ei maitsenud, aga... Jõusid koju ja siis vaatasid, et... Ja siis läksin tagasi poodi. Viid edasi tagasi käima. Ja. Kuidas sul koolis sotsiaalelu oli, et kas seal on mingid korporatsioonid, mingid klubid või pigem tavaliselt vist välistudengid nagu hoiavad ka rohkem ühte? Ja, seal oli väga palju erinevaid klubisid, aga need olid peamiselt jaapani keeles kõik. Nii et ma suhtlesingi rohkem välistudengitega, aga klubidest võib-olla ma käisin paar korda nagu mõndasid vaatamas, näiteks tuleb meelde teetseremoonia klubi, mis see oli väga huvitav. See oli väga huvitav kogemus tõesti, et seal olidki nagu mingid vanemad naised, kes istusid tooli peal kimonotes ja vaatasid, kuidas sa teed seal ja tudengid ise valmistasid teed. Et see on tegelikult ju väga keeruline protsess, mida sa pead täpselt tegema, on ju. Ja siis ma olin seal ühe Jaapani tudengiga, kes ajas seda matchat nagu tatami mati peale, mis on nagu hästi keeruline sealt välja saada. Siis ta läks täiesti endast välja, kuna neil on ka nagu kuidagi, peavad hästi viisakalt käituma. Ja siis ta ajas seda seal ja siis see oli päris naljakas lugu. Aga... jah, ma ise nagu ühegiga lõpuks ei liitunud. Et ma suhtlesin nagu välistudengitega. Aga kõik olid megatoredad ja ei olnud üldse nagu probleemi sellega, et ei leiaks oma inimesi. Paljudel ilmselt on see probleem, et nad kardavad, et kui ma välismaale lähen, siis ma ei leia sõpru. Aga sul ilmselt ei olnud seda, et pigem oli see, et teised lähevad ka ju välismaale ja tahavad ikkagi ka sõpru leida. Ja absoluutselt. Et... sellega ei ole ja üldse probleemi. Ma tegelikult mäletan, et enne minekut ma tegelikult kartsin ka seda. Ma rääksin nagu paaril tuttaval, et appi, mis siis, kui ma lihtsalt lähengi sinna kuskile Põhja-Jaapanis ja olen mingi täiesti üksinda seal, et mis siis saab on ju, aga tegelikult ma leidsin nagu sõbrad kiiremini, kui ma arvasin. Ja üllataval kombel ma nagu sain inimestega väga-väga lähedaseks, isegi oma näiteks jaapani keele õpetajaga. Ja näiteks tekkisidki mingid seltskonnad, näiteks just nendega, kellega me elasime ühes ühikas. Seal oli nagu selline ühiskasutatav ala, siis me hakkasime seal lauamänge mängima, me korraldasime seal mingid jõulupidu. See näiteks, üsna palju tudengid oli Euroopas, siis me tähistasimegi näiteks jõule, mida väga Jaapanis ei tähistata. Et selles mõttes need sõbrad tulevad nagu pigem ikkagi lihtsalt, ma arvan. Ja isegi mingid tudengid, kes tulid näiteks sinna Hustep programmi ja kes olid natukene introvertsemad, ma ütleks, et nagu pealt näha vähemalt tundus, et kõik ikkagi leidsid endale nagu seltskonna. Aga kas Jaapanis ei tähistata jõule, sest nad on rohkem budistid või? Ja seal on siis nagu shintoism ja budism, mis on tegelikult huvitav, sest et paljudes nagu maades ikkagi tähistatakse jõule vaatamata sellele, mis religioon seal domineerib. No Eesti näiteks. Ja, täpselt. Jaapanis mul tundub, et ikkagi mingil määral see jõulud seal on, aga see on võib-olla rohkem selline nagu mingi kapitalistlik püha, et sa lähed mingi shoppama mingi jõuluasju ja niimoodi vaata. Ostad kinke teistele. Ja täpselt, et see on nagu sellega rohkem seotud, aga nagu mingid jõulupraadi või mingid sellised nagu jõuluvana tuleb sulle külla. Siuksed nagu traditsioone väga ei ole. Et te pidite ise selle tegema? Me pidime ja mu üks sõber mängis jõuluvana, nii et... nii armas. Ja ta tegi üllatus, et ta kodus üks hetk nagu pooleks tunniks ära ja siis ta tuli nagu selle jõuluvana kostüümiga. See oli väga lahe. Tõesti lahe. Mis sa vabal ajal tegid väljaspool kooli? Ma olin siis Põhja-Jaapanis, nagu ma juba ütlesin. See on hästi tuntud suusa koht, Hokkaido. Väga paljud välismaalased tulevad sinna suusatama, nii et tegelikult ma käisingi suusatamas, mägisuusatamas paar korda, et see oli väga populaarne tegevus, mida siis paljud välistudengid tegid. Ehk siis ma tegin seda paar korda. Suht hirmus oli, sellepärast need mäed on seal nagu väga palju kõrgemad. Aga sa suusatasid esimest korda mägisuuskama? Ma olin paar korda varem teinud, aga üsna nagu algaja ikkagi.
aga see oli väga huvitav. Siis ma kujutan ette, et võis olla hirmus. Ja see oli väga hirmus tegelikult, aga ma sain hakkama ikkagi. Ja siis näiteks hästi palju käisin rattaga sõitmas. Põhimõtteliselt me siis enda nii-öelda üliõpilaselamu inimestega otsustasime kõik endale rattad võtta. Ehk siis väga palju sai rattaga sõidetud nagu igast linna otsast läbi. See oli hästi äge. Aga see linn oli siis nagu väga jalgsi käia rattasõbralik? Ma ütleks, et mitte isegi väga võibolla, aga tegelikult minu üliõpilaselamust ülikooli, kus siis põhitunnid toimusid, oli üsna pikk maa. No mitte väga pikk, aga ikkagi 2-3 kilomeetrit. Ehk siis ma läbisin seda rattaga. Meie nagu see ülikooli linnak oli väga jalgrattasõbralik. Tõesti nagu kõik käisid ratastega. Aga ülejäänud linn ma ütleks nii ja naa, võib-olla mitte kõige rohkem. Ja Sapporo on ka üks maailma kõige lumerohkemaid linnasid. Ehk siis talvel tuleb seal ja 4 meetrit lund maha. Nii et siis mingi hetk ei saa rattaga sõita. Et siis pidi nagu jalutama ikkagi. Kuidas neil seal lumekoristusega on? Sest kui ma käisin Torontos, siis ma olin väga üllatunud selle üle, et see on Kanada, mis on tuntud nagu selle poolest, et see on külm, aga nad ei osanud lund koristada üldse. Tuli nagu 0,5 meetrit lund ja kool pandi kinni ja keegi ei saanud välja. Et ma võtan, et 4 meetri lumega on natuke nagu raskem. Ja ma ütleks, et lumekoristusega oli nagu enam vähem. Sa olid reaalselt, ma käisin ühes supermarketis, toidupoes asju ostmas ja seal parklas oli nagu mingi 10-meetrine lumehunnik. Neil on nagu kuskile viia seda, siis mingid linna sees tekkisid mingid kohad, kus tekkisid need suured lumehunnikud. Aga see oli väga suur probleem jääga, et need teed olid kogu aeg jääs ja ei kasutatud nagu mingi liiva või killustikku, ehk siis inimesed kogu aeg libisesid. Miks seda ei kasuta? Ma ei tea, see oli nagu nii imelik vaadates, see on täiesti tavaline, et sa nagu kõnnid tänaval ja sa näed, kuidas 3 inimest libisevad ja kukuvad. Ja mingi selline jutt oli ka nagu seal kohalike seas, et kui sa nagu jää peal kõnnid talvel, siis hoia nagu turistidest eemale, sest siis kui nad kukuvad, siis nad haaravad sind kaasa. Aga need kohalikud tudengid ka kukkusid kogu aeg. See oli nagu tavaline, et jooksed kooli ja siis libisevad. Ma ei tea, see oli nagu nii koomiline. Ma ise kukkusin ka nagu, ükskord ma jalutasin koju ja siis ma vaatasin nagu jää sees on nagu munad lihtsalt, nagu katki. Keegi oli nagu toidukotiga nagu kukkunud ja siis kõik munad olid nagu ära kivistunud seal. Aga killustikku ei kasuta? Ei kasuta, jah. No see oli natuke koomiline, jah. Aga lumega seoses võib-olla üks tore asi oli see, et lund oli nii palju, et seal toimus tegelikult nende lumekujude festival iga talv. Ehk siis seda koguti supermarketite parklatesse ja kuhu iganes, aga osades tehti neid lumeskulptuurega. See oli ülilahe. Ja sa käisid nüüd vaatamas? Ja käisin, jah. Igasuguseid nagu tegelasi oli. Ja ja nad tegid seal nagu mingid näitused nendest? Ja see oli nagu suur nagu festival. Ka festival, okei. Ja nagu pargis oli neid skulptuure täis. Mis sa ütleks, et oli kõige väärtuslikum sellest kogu ajast, kui sa seal olid? Ma arvan, et ma lihtsalt arenesin väga palju inimesena. Et kui sa lähed nagu nii kaugesse kohta õppima, siis sa kuidagi iseseisvuid ja saad enda kohta nagu huvitavaid asju teada võibolla. Ma arvan, et see oli nagu kõige väärtuslikum, et ma sain nagu mingi sisemise kindluse, et tegelikult kui ma sain nagu välissemestriga hakkama, siis ma saan kõigega hakkama. Ma ei tea, kuidagi, jah. Ma arvan, et see isiklik areng on nagu väga-väga väärtuslik. Ja loomulikult kõik tutvused, mille ma sain. Ma kindlasti tahan paljusid inimesi veel tulevikus kohata kuskil. Nii, et sa põhimõtteliselt soovitaksid teistele? Ja kindlasti. Et isegi kui tundub hirmus, siis saab hakkama? Absoluutselt. Nagu ikkagi, kui ma isegi räägin oma tuttavatega, siis ma ütleks, et mingi 90% inimesest jääb ikkagi rahule. Vaatamata sellele, et see on nagu natukene hirmus. Ja. Aitäh siia tulemast. Kui keegi tahab pärast sulle kirjutada või küsida midagi veel, kus sind leida võib? Facebookist või Gmaili peale võib ka kirjutada. evelinhermankula@gmail.com. Aitäh kuulamast ja näeme varsti jälle. Tšau. Tšau.